seda 13 aastat ootamist? Kas see tulemus on see, mida me ootasime pärast 13 väga lihtne vastus on, ei. Liiga kaua. Jaa, enam-vähem oli küll, jah. Liiga kaua aega. Mina vastaksin, et pigem oli, aga nõus sellega, et see on absurdne on minu meelest see, et me saime sellise filmi pärast 13 aastat. Kui me oleksime saanud sellise filmi pärast 4 aastat, oleks täiesti vastuvõetav, täiesti okei film. Niimoodi võibki järge teha. Konkreetne ilus järg, see mulle väga meeldis. Aga mitte 13 aastat. Nagu, kuna te ootasid liiga kaua. Ja mida ma tegelikult oma selles review's ka räägin seal, on vahepeal, mis on toimunud, on see, et iga fucking MCU film on green screen movie. Me näeme neid suuri green screen moviesid igal pool. Ehk siis see motion capture stuff ei ole enam eriline, see on standard. Videomängutehnoloogia Unreal Engine 5, suvaline Unreal Engine 5 demo näeb välja parem kui Avatar 2. Ehk siis you're not impressive. Ma mängin reaalajas God of War ja Horizon Zero Dawn, mis on paremad, näevad välja kui sinu Avatar 2. Ehk siis sinu see visuaalne innovatsioon, millega sa tegid 2009 wow-efekti, see on läinud. It doesn't exist anymore. Ja see on lihtsalt ainult 3D. Vaata seda filmi 2D-s. Ja ma vaatasin 2D-s ka. No jah, ehk siis teil ei ole ju, millist visuaali seal on? Mul on plaan minna ka 2D-s vaatama. Mina vaatasin 3D 48-s. Artis ma veitsa vaatasin 2D-s ja ma ei mõelda tähele, mis see siis Marveli kohta, aga Marveli kõik viimase aja filmide CG on totaalne rämps võrreldes see, mis Avatar on. No jaa, point on selles, et nad toodavad lihtsalt nii palju. No, jah. Aga point on selles, et ta rääkski alla sellepärast, et see on nii tavaline. Et see pea enam nagu tegema, sest it's done. It's done too much. Nii, ja kui mina vaatan seda Avatari, mina näen seda kui mingi PlayStation 4 mängu. See on mingi PlayStation 4 cutscene'id. That's it. Pigem mingi Unreal 5. Ei, Unreal 5 on mööda. Unreal 5 on mööda. Vaadake Unreal 5 ja pange mingi suvalised Avatari pildid kõrvale. Nope. Raid Restingut asjad. Ei, Unreal 5 on next gen. See on juba, sellest on nad maas. Ja see on loogiline, et nad on maas. Sest nad tõendas filmi nii kaua teinud, et Unreal 5 isegi ei eksisteerinud sellel ajal. Oleks Unreal 5 eksisteerinud, kui nad hakkas seda filmi tegema. Ma ei imestas, kui nad oleks ehitanud teile Pandora üles üldse Unreal 5. Et miks hakkad looma siis jah, kui sa võid ehitada Pandora üles Unreal Engine 5. Ja siis teed motion capture'id, täpselt nagu see videomängu, teed motion capture'iga, paned need sinna keskkonda ja ülejäänud vead parandad CGI-ga. Ja ma olen näinud, kuidas tegelikult sellid asju tehakse ja põhimõtteliselt, mis Avatar on videomängu cutscene. See on videomäng, ta cutscene the movie. Ma lihtsalt ei saa mängida seda mängu. Ja see nagu enam nagu ei toimi. Et 2009 suur argument, miks seda film oligi. Põhimõtteliselt selle filmi argumendid olid, kui see film pärast tuli kinno. See on maailma edukama kinofilmi järg. Argument 1, miks seda minnakse vaatama. Teine argument, see on active 3D. See on 3D film, sest me ei saa 3D filme. But there is a reason why we don't get 3D movies. 3D sucks. Ja siis järgmine on, tal on kõrgem kaadrisagedus kohati, ainult osades stsenides. Me näeme 48 kaadrit. 7 sekundis. Seda ma... Enamus on ikka 48. Aga mina panin väga vähe tähele, teatud stseenid. Mina gamerina tundsin alati ära, millised stseenid olid 48 freimi. Ja, need oli kohe rõndatud. Mulle tundus, et 50-50 lausa, ma pean uuesti vaatama lihtsalt. Nii palju kindlasti. Ei olnud 50-50, ei, Cameron ütles ka väga väike protsent on ainult... No ma ei tea, mulle tundus ikkagi päris tihti oli tunda, et 48-24. See ei olnud isegi 24, see oli mingi muu asi. Ei, 24 ja 48, Cameron ütles, meil on enamus ilmselt 24 ja osad stseenid teatud momentidel on
48, ta tahtis teha terve filmi 48, aga siis sai aru, et kinokülastajad ei ole harjunud sellega. Gamerid võiks vaadata seda, aga kinokülastajad pole harjunud, et siis nad tegid ikkagi ümber, et enam filmis läks tagasi 24 peale ja siis mingisugust teatud stseenid jättis alles mina oleksin väga õnnelik olnud, kui kogu film oleks olnud lihtsalt puht 48 või HFR-is. No siis ta on ta veel rohkem videomäng lihtsalt. Mind see väga häiris. Praegu ei mulje, et see on mingisugune koopia või projektsiooni viga, et kaadrisagedus läks alla. Sellepärast, et see film on esimene film üldse filmi ajal, mis õigustab seda HFR-i 48 kaadrissekundit. Kui meenutame, mis asi oli Hobbit 48, see oli häiriv. Keegi saanud sellest üle. Selle filmi puhul, Avatar 2 puhul, see ei saa sind häirida, sest see on sama, nagu sa mängiksid videomängu. Videomänge mängides me ei vaja tähele kaadrisagedust, sest see on nii sujuv. Aga kui sa ei ole Aga kui sa ei ole videomängur, siis on aus öelda, et see häirib sind. Ei tohiks ka häirida, sest ta ei ole live action film. See tundub veider. Aga kui nad ei ole live action siis... Ja, see on boonus. Siin ei ole põhiliselt live action kaadrid. Siin võib-olla üks seen on kogu film. Ja see ongi puhas videomäng. See on selles mõttes nii nagu veider. Ja siis see viimane argument, mis mul oli, ma tahtsin öelda, et miks sa veel seda vaatad, ongi, et see visuaalne ilu. Sa lähed vaatama seda, sest see oli see, millega ta ennast nagu müüs. Aga nüüd ongi see moment, kui inimene mängis just, ma ei tea, kodus God of War 5, mängis God of War Ragnaraki, sul on kodus 4K, HDR, raid dressingutega ekraanide asjad, sa oled mänginud seda, sa oled harjunud vaatama neid Marveli filme, motion capture'id, sa mängid neid uusi, ma ei tea, Forspokenit mängid seda demo teinud, mängid Street Fighter uut, või siganes, mängid uusi Unreal 5 mänge. No kõik jookseb 60 kaadrit sekundis ja nüüd sa lähed vaatad Avatari. Siis on nagu see, et what PlayStation 4 game is this? Ja nüüd ongi nagu see, et siis suur argument Avataril on lihtsalt eemaldatud. Ja mida siis mina hakkan tegema, kui minul ei ole seda visuaalset wow-efekti või mind-blown stuffi, ma hakkan vaatama seda story't. Ma hakkan vaatama seda karaktereid. Ja see on asi, mida Avatar tegelikult, sa ei taha, et sa teeksid, kuulge, chill. Meie narratiiv ei ole mõeldud, et sa vaataks seda. Ja holy shit, mul tuli meelde, miks ma esimest Avatari ei seedinud. See fucking Jake Sully karakter, no god damn, kui kuiv ja kivi näoga ja mõttetu saab olla üks karakter. Ja see kolonel kuradi kvartits või mis asi see oli ta nimi? Ärme räägi asjadest, mida inimesed, kuigi inimesed pole filmi näinud. Kolonel kvartits on igal pool teada. See ei ole ju spoiler, see on algusest peale teada. Ei, me teame, et ta on olemas, aga me ei tohi rääkida sellest, et kuidas, miks ja ei, vahet ei ole, ma lihtsalt tahtsin öelda, et kolonel kvartits, see karakter ise on nii pointless, sest terve see stsenaarium ongi. Ta on paha. Ta karakter is bad. Et tema kogu nagu karakter on he's a bad guy. Ja see on lihtsalt, kuidas meil Ailisse aatris üldse. Kontrast on nii perses. Meil on ainult hea ja halb. Kõik hea karakter on põhimõtteliselt mingid hõljuvad the saints, nad on mingid pühakud, mingid ultramoraal. Ja siis on the bad guys. They are bad. See on see Cameroni... Ja no see on nagu see, et ma kujutan ette, kuidas see Cameron läheb selle Stephen Langi juurde. Be bad. Action! Nagu... Aga see ongi see Cameroni maailmavaade olnud alates aastast 2009, kui esimene film välja tuli. Ehk siis ta kummardab ainult looduse eest nii-öelda. Kõigega ja kõigiga, kes on loodusega ühes. Ja see, kes esindab nagu tänapäeva tsivilisatsiooni ja põhimõtteliselt kuradi valge, või tegelikult mis valge? Tal ei ole seda rassiteemast siin tegelikult, üldse seda sotsiopoliitikat siin üldse sees siin filmis. Ta on liigi film selleks. Kui sa tuled teise maailma ja hakkad seal midagi arendama, järelikult sa oled kolonialistist värdjast põhimõtteliselt. Et tal ei ole vahet, kas sa oled must, valge või sinine, mees, naine või mitte mees või mitte naine. Cameronil on selles suhtes pohkud. Temal on tähtis see, et sa oled paha sõdur. Kuigi enne vanast olid sõdurid head ju, ehk siis Aliens, et noh, jah. Siin nüüd kohe, ma mõtlen kohe, mis meil siin oli,
et esimene Avatar pani ju selle hästi paika tegelikult, et hea ja halb. Kvalits on lihtsalt umbes selline, et samas mulle nii meeldis, ma vaatasin ju päev varem enne uue filmi vaatamist, vaatasin Avatari uuesti, esimest Avatari Disney Plussist. Ja see, mulle meeldib see, kuidas Steven Lang teda mängib. Ta on lihtsalt ta mängib nagu püha tõsidusega teda. Sa kuuled, kuidas ta vana mehe musklit nagu pingutuses pragisevad ta sees ja see, kuidas ta vaatab ja siis ta räägib läbi sisistades niimoodi, lõug on pingul selles esimeses filmis, siis sa näed, kuidas Steven Lang nagu naudib täiega seda rolli. Ma olen nii paha ja ma nii naudin seda. Siin on veel mõned probleemid, mida ma tahan tähelepanu juhtida. On endiselt, nagu esimesel filmil, dialoog on kirjutatud põhikooli lapse poolt. Täpselt sama, mis on esimesel filmil. Samal ajal muidugi võiks ju teha argumente umbes, et see naviid räägivadki nii on. Aga see selleks. Üldiselt, kusjuures see Rick, mis oli see Rick Jaffa ja see Amanda Silver, see abielupaar, mis iganes nad olid, see Rise of the Planet of Tapes ja In the Heart of the Sea loojad, siis minust nad tegid head tööd, arvestades, et Avataril ei olnud narratiivi to follow, to begin with. Ehk siis neil ei olnud tegelikult mingit story't, see oli Pocahontas in Space, ehk siis see ei olnud nagu seda, niikuinii see ei olnud nagu seda mingit asja, mille külge ennast panna. Jaa, aga sa ei saa öelda, et ei olnud. Oli, aga see oli lihtsalt nagu basic as fuck nii. No basic, ja Avatar peab tänama kuradi jumalaid, et see muutus perefilmiks, nad ei planeerinud seda. See muutus perefilmiks ja sellele see üldse sai kasva edu. Nad peavad tänama praegu jumalat, et neil whatever God did this, thank you. Sest ilma selleta, et lapsed seda filmi ja pered poleks seda filmi vaatama läinud, nobody would give a shit. Ja sama asi on siin, kõik Eesti kinod olid lapsi täis. Miks te võtate oma 10 aastaid siia kaasa? Nad ei saa aru sellest filmist, see ei ole laste film. See näeb välja nagu laste film, see näeb välja nagu laste lavastus, aga see ei ole laste film. Sest, et siin ei ole verist vägivalda ja staffi. Ma saan aru. Meie seansil oli ka vähemalt üks mingisugune, me käisime kõige esimesel seansil, siis 4. päeval kell 6. Raiko oli ka samal päeval vaatamas. See oli ka vist mingi 9 aastane jooksis ringi. See IMAX esikas oli täis lapsi, pool saal oli lapsi täis. Ja see pissi pausitamine, holy fucking hell. Järjest ainult pissi pausitamised. Meie seansil oli ka lapsed ikkagi jooksid seal chill saalis, jooksid üles alla kogu aeg. Ma käisin 2 korda WC-s. No vend käis ka 2 korda, ma käin kordagi. Aga enne kui ma lippan, ma tahan tuua välja positiivsed asjad ka, saate arutada. Positiivne asi on see, teine film on parem kui esimene, punkt 1. See on parem film. Ta on kõik asjad paremad tehtud. Paremad efektid, paremad 3D-d, paremad story asjad. Sest, et need ei ole suurepärased, aga paremad. Siis teine asi, mis on hästi oluline, positiivne asi on see, et teine film on Navi perspektiivist. Ehk siis me ei koeta enam inimesed. Nüüd me oleme ainult Navi poole peal ja see on hästi suur pluss, sest tegelikult miks ma vaatan seda üldse, ongi see kuradi Pandora, ma tahan näha seda Pandorat, ma tahan näha seda loodust, seda staffi, mis seal toimub mingi kotis ja need inimesed, nende kuradi tehnoloogia ja asjad. Esimest filmi uuesti vaadates oli mul täpselt sama tunne, et iga kord, kui me läksime tagasi sinna Giovanni Ribisi ja Annab Teimiumi jutud juurde, siis ma olin juba bored out of my mind, ma ei tahtnud seal olla. Sa tegite mulle neid tiiri, te tegite mulle Jake'i ja Avatari programmi ja Navid, näidake mulle seda, mul piisab sellest. Järgmine nagu see tugev asi filmis, mis on minu arust väga suur step up nii-öelda nagu õiges suunas, on lapsed. Neil on siis 4 last, neil on 3 enda last, üks siis kasulaps. Ja need lapsed on esimesed huvitavad karakterid fucking Avatari frantsiisis. Lõpuks on mingi karakter, kes on actual character. See kuredi Neytiri on lihtsalt woman Navi. Bravo. Jake Sully on the hero. See kuredi 3. kvartis on the bad guy. Sigourney Weaver oli the good scientist. Ja siis kõik oli nagu nii basic generic, et ilma pointita. Ja nüüd ja niimoodi oligi stsenaariumis kirjas see the good woman, the bad woman. No jah, selles mõttes ja nüüd me saame lõpuks mingi karakterid. Meil on see Nete Jam, see kõige vanem poeg, keda kähatab see Jamie Flatters. Meil on see teine poeg, Loak, see on see Brayton Dalton. Ja meil on see nende tütar, see Tukk või see Tuktirei
Tukk . ja see on see Trinity Jolie Bliss ja siis Kiri, keda kähtavad Sigourney Kiri Weaver . ka , jah . ja nad on kõik unikaalsed , huvitavad karakterid , neil on kõigil oma story , ütleme Tukk ei saa väga palju , sest Tukk on noor tüdruk , tema pole nii oluline . aga need 13 on väga olulised . Need pojad , kõigil on oma story , nemad on enamus ajast tegelikult ekraanil , mis on hea uudis filmile . ja Kiri on kõige olulisem karakter , me muidugi näeme , et Kiri roll on tõenäoliselt hästi suur , terves selles avatari nagu kogu seerias hakkab suureks minema . ja kõiki filme vaatasime , me tegelikult juba teame , mis sealt nagu tuleb , me teame ta isa story , ühesõnaga see story tegelikult on obvious , as fuck , aga see selleks . siis kogu see Loaki nagu see story arc on kõige olulisem , sest nagu , sest tema tegelikult on see filmi kandev jõud . ja nii kaua , kui lapsed on ekraanil , mulle see film meeldis . moment , kui ma pidin vaatama seda kuradi Jake Sully't ja neid tiirid , mul oli nii igav , ma vaatasin seda kella , nii kaua , et mul aku sai tühjaks lõpuks telefonil , siis ma klõpsin seda , oh my fucking god , me läheme ajalõksus kinni . ma olin nagu Interstellaris seal kuradi ümber selle musta augu sõidan , aeg ei liigu edasi ja see Jake Sully ikka veel teeb oma seda rõvedat nägu ja mõttetut dialoogi . mine minema ekraani pealt , no oh my god . mine vaata , kas kuskil ei ole midagi , kuskil puu otsas ronida oh my god . noh , ja see 7,5 , niimoodi , oled sa kindel , see punkti seis on nagu õige või ? nojah , sest minu tabel ütles niimoodi , jah , mina ma ei saa midagi teha . sa oled kuidagi pettunud hääle ja näoga praegu . kuradi tabel , miks nii kõrge tulemus ? kuradi tabel . aga ei , aga õnneks ma räägin , õnneks te peate Jake Sully't vaatama , Jake Sully'l on filmi peal , ekraanil kokku mingi 15 minutit võib-olla . võib-olla 22 minutit . see ei ole enam tema lugu , jah . see mõttes , et see ei ole mitte ainult tema lugu , vaid see on nende kõigi lugu , ehk siis nagu nad siin ütlevad , et this family is a fortress , ehk siis see ongi Fast and Furious stiilis perekonna lugu . kolmandas filmis on neid Tiirit ja Jake'i veel vähem , neljandas ilmselt nad ei ole isegi tegelased . et ajaliselt tõenäoliselt kõige rohkem ongi ekraani peal võib-olla see Loak , ma pakun . jah , ja tema lugu oli väga äge , väga hästi toimis . teine nagu poeg , nii see oli ja mis veel mind häiris , liiga kaua läks aega , et jõua sinna kuradi , mis külas oli , Metkaina küla . liiga kaua läks aega , et sinna jõuda . ma vaatasin kella , 50 minutil me jõudsime sinna . mida me kurat 50 minutit ootasime ? see on niigi , see film niigi on 50% vähemalt loodusdokumentaal . meil oli kooslik sissejuhatused , mis on vahepeal toimunud , last saadi , et pahad inimesed tulid tagasi , hakkasid jälle hävitama . ei no jaa , selles mõttes ma saan aru , et kui sul on film 3 tundi 10 minutit ja see 50 minutit läheb aeg-ajalt juurde küll , siis sul on ikkagi 2 tundi 20 minutit aega , et olla seal külas . ehk siis sul on ikkagi terve täispika filmi ja siis pika filmi jagu , et olla vee sees ja nautida seda James Cameroni fetišit kuradi 3D-s on ju . siis noh , nagu minu küsimus oli , miks me nii kaua ootasime , algus oli boring as fuck , inimesed ümberringi vaatasid telefoni , rääkisid juttu . inimesed jäid vait kinos lõpuks siis , kui inimesed , ma saabusin kohe peale , nad hakkasid vee alla hüppama ja me hakkasime nägema seda stuff'i ja kõigil oli esimesed 3D efektid tulid ka mängu siis , kui me ütlesime siin vee äärde , vee alla . sinnamaani oli lihtsalt nagu is this it , kas ma sellepärast tulin siia , et nagu what the fuck . nii et nagu jah . nii et ma ei tea , 1,4 miljardit , 1,5 miljardit , see teenib easy ära see film . ta jookseb oma momentumiga ära . teise filmiga nad teenivad oma selle 4 filmi eelarve tagasi . küsimus on , et kas nad nüüd seda edasi ka teevad pärast . sellepärast , et ma arvan , et neile ei meeldi see allaminev joon . viimane asi veel , mis ma mainin ära , kurat , enne kui ma pean lipama , tegelikult ma juba peaks lipama . põhjus , miks minu arust Avatar ei saa kunagi olla nii edukas on see , et Disney ei ole suutnud talle seda kultuurilist impact'i anda . Avatar tuli 2009 ja siis kadus . jah , ainult üks film . kus on neid seriaalid , kuradi koomiksid , raamatud , mingid 10 videomängud , kuhu see bränding jäi ? see on kadunud . üks videomäng tuli põhimõtteliselt samal ajal kui videomäng . see oli väga sitt mäng , mille siis on vist mingid väiksed , mingid novellid vist tulid ka välja ja mingid koomiksid , aga need kõik tulid siis välja , kui esimene film . hästi nagu vähe ja siis kõik 3 aastat on olnud . 3 aasta jooksul pole mingit elu olnud . ja mis toimub , kui sa paned guugeldada Avatar ? Avatar The Last Airbender . no jah , täpselt . ehk siis nende pealkiri , see sõna Avatar ei kuulu neile , vaid see kuulub animatsioonile Avatar The Last Airbender . mida on teinud Avatar The Last Airbender ?
seriaalid, prequelid, mingid mängud, ühesõnaga stuff igal pool. Ehk siis nendel on kultuur ja nendel on kommuun taga. Kas keegi on kuulnud Avatari fanbase'ist? Avatari kommuunist? Doesn't exist. No mis fanbase selles mõttes, et No, ja 2009. aasta filmi fanbase? Jaa, aga ühe filmi najal luuakse kogu aeg frantsiise. Noh, ja kui sul on maailma edukam film, siis see on see koht, kus kohas sa saad luua ju fanbase'i, sa saad hakata ju nagu seda nagu utiliseerima. Ehk siis kuskil keegi pani nagu mööda ja see kultuuriline minu see impact ongi nagu ka see ka, miks see Avatari suudab minu nagu seda haipi nagu nagu hoida. Nagu mingil määral, ei tea. Eks pigem saab vaadata vist teise nurga alt ka, et tal ei ole neid asju vaja, et olla edukas. Miks ei ole? Neid asju ei tehtud, ja kui siis ütlesid, et teenib jälle mingi 1 miljard. No jaa, James Cameron pühib pisarad oma dollaritega ja siis teeb ka teist. Jaa, aga mis arvad, Disney ei pane cancel või kui näiteks 3. film teenib 800 miljonit, kui 3. film teenib näiteks 800, mis arvad, Disney ei pane cancel või? Sest nemad, mida näevad nemad? Nemad vaatavad tabelisse 2,9 miljardit, 1,4 miljardit, 800 miljardit. Mida nemad näevad, on see joon. Cancel. Ja, et kui nad tulevad omandiga nulli, siis see on juba täielik läbikukkumine ju. Jaa, sest meie võtame küll seda, issand, sa paned 2 miljardit, sa teenid üle, sa oled nullis, sa oled väga, ei, Disney vaatab seda, nope. Et see raha ja aeg, mis me võiksime panna, et luua 4 uut MCU filmi, teha 8 Star Warsi seriaali, ehk siis meil ei ole seda vaja, sellepärast, et tuletan meelde, mida teeb MCU ja Star Wars, nad müüvad tooteid. Isegi kui näiteks MCU film teenib nulli, siis mida sa teed välispool seda? 18 videomängu. Marvel Avengers, Guardians of the Galaxy, Midnight Suns, see Marveli see uus mobiilimäng, see mobiili katsamäng oli aastamäng neil. See Marveli mobiili katsamäng teenis $800 miljonit neile raha. Merchandise sale, palju teenib Marveli ja Star Warsi merchi sale? Nad teenivad iga kuridi kvartal rohkem raha, kui terve Avatari film teenis. No aga siis tekib küsimus, miks midagi ei tehta? Miks Disney ei tee midagi? Ma ei tea, miks nad ei tee. Miks nad ei ole proovinud seda brändida? Nad ostsid selle Foxi juba ammu ära, nii. Kus plaan on? Ma ei tea, see on nii veider. Disney peaks olema... Kas ei oska teha või? Seriaale või Ei, ma panin ka siia endale sisse. Miks Fox midagi ei teinud? Ma ei tea, miks nad teinud. Ma panin selle ka siia endale sisse. Miks ei ole seda agressiivset brändingut, mida Disney kogu aeg teeb? Disney teeb Frozeni, igal pool on mingi fucking Elsad ja Frozenid asjad. Kus on Avatari nukud? Kus on Avatari stand, kuredi kujud, asjad, värid, kus nad on? Et mis siin nagu oli? James Cameron ei saa ju mingit vetot peale panna, see ei ole ju tema. Ei, see ei ole kindlasti, ma räägin, kuskil on mingi asi, mida meie nagu ei tea. Kuskil on mingisugune teema, mingisugune asi. Võib-olla siin on mingisugune copyright asi, millest meie ei tea mitte midagi. Vaata siin pärast 10 aasta pärast kunagi loeme, et see Avatar ei ole, et James Cameron ei teegi äkki. Äkki see on kuskil on mingisugune third party, kelles me ei tea mitte midagi, kes lihtsalt ei luba teha asju. Meie ei tea, mis seal taga nagu toimub. Sest miks Disney ei tahaks brändida ja müüa tooteid? See on nii veider, sest see on nagu see, miks enda asju nagu tegelikult nagu teed. Meie võime mõelda umbes, kui looned, Marvel teenib siin palju raha ja asju, siis tegelikult, kui sa hakkad guugeldama, täpselt nagu teletupsud, nagu me viimati ju rääkisime. Palju me rääkisime siin, mis nad said siin? Mis kuradi miljardid nad teenid siin? 3 miljardit. Jõhker summe. Kas see ei olnud mingi 40 isegi või? Oota. See oli mingi crazy number oli see, ma ei mäleta. Ja ainult mingisuguse 5-6 aasta käik. Ja see oli kõik see branding, see brandingu stuff. Ehk siis mitte see, et ma tegime sarja, me müüsime sarja õiguseid, mis on ka suur osa rahast. 1,6 miljardit. 1,6 miljardit, okei, mingi crazy number, jaa. Suht lühikese ajaga, sellepärast, et nad jälle brändivad ja nagu müüvad. Nii, et selles mõttes jah, ja Avatar nii veide. Miks pole tulnud rohkem videomänge? Ma pole sellest kunagi saanud aru. See oli juba by default, see kogu see asi oli juba videomäng ju. Avatar on algusest peale olnud videomängu katsin. Siis miks ei ole olnud videomäng? Ainuke videomäng, mis me saime, oli James Cameron's Avatar The Game, eriti debiilse nimega videomäng, mis ilmus sama versioon, ilmus PlayStation 3, iga kuradi platvormi peal ilmus sama versioon. PSP versioon ka oli, ütled sama, mingi mõttetu third party 3D platformer. Mingisugune
ubika mingi kiiresti valmis vorbitud mingi promotoode, täiesti minu jaoks unplayable, mingipärast mul sõber kiitis, ütles, et see oli räägitud hea mäng, mis ma ütlesin, et mine osta endale maitse. Et nagu, noh, et absurdne, noh, nonsense, selles mõttes nagu, ma ei tea, nii veider. Disney on see ultrabrändi ja ta on lihtsalt ultrabrändi, iga asjaga tehakse kohe niisugused brändingud, tooted, asjad mingi kõikvõimalikud asjad suutaks välja mõelda, Funko Popid ja kohe igale poole pannakse McDonaldsi eined tulevad kohe. Kus olid Avatari kuradi McDonaldsi eined? Kus oli Avatari Funko Popid? No mis see nagu toimub? Nüüd, aga muidugi, nüüd me äkki võime saada. Nüüd on äkki see moment, kus kohas nagu Avatar 2 tuli välja ja nüüd on äkki see moment, kus me hakkame saama võib-olla uudiseid Avatar VR game. Kui teete Avatar VR? See läheb kokku ju 3D teemaga. Avatar VR game, ma ei tea, Avatari seriaal, Avatari prequel, kuidas inimesed leidsid Navi, kuidas avastati see Pandora, inimeste esimene space travel to Pandora sci-fi action mingi seriaal on ja noh, nüüd oleks äkki see aeg võib-olla, kus hakata seda nagu tegema ja siis see peaks juba praegu kuidagi nähtav olema või nad teevad mingid Avatari conventioni varsti, kus annavad teada, mis plaanid neil on tulemas või sest midagi nad peaks nagu tegema, sest kui nad tahavad nagu et see film jääb 2 pillilt ära, mis tegelikult juhtub, kui see film läheb kinost ära, siis that's it. Avatar läks kinost ära, siis oli nagu kõik. Selleks ajaks, kui ta kinost lahkub, peaks ta juba igal rindel juba eksisteerima. Ja ta peaks olema igal pool nagu piltides, ta peaks olema, ongi videomängu uudistes, ta peaks olema mingi mobiilimängu uudistes, ta peaks olema nagu integreeritud. Üks uus mäng ju tuleb, see Ubisofti oma nii-öelda ja mingi mobiilimäng on ka. No jah, nii-öelda. See mingi Frontiers of Pandora, see first person seiklus. No jah. See on mingi hetkel on see tulemas. Et siin, et nagu midagi ma tahaks nagu küll, et agreskina, kui ette vaadake palju Star Warsi mänge, iga aasta Star Warsi ja Marveli mänge tuleb kogu aeg. Palju on erinevad koomikseid praegu, tahad osta Marveli ja Star Warsi koomikseid. Oksendumiseni. Palju, kui sa tahad osta kujusid, action figureid Star Warsist ja Marvelist näiteks. Unlimited fucking number. Lihtsalt mingi igal pool. Nii. Aga olgu, ma lähen laste järgi kell on 21.45, ma juba hakkan saama vastu pead, sest homme on lasteaed. Nii et ja siis me räägime veel Avatarist ja tõmbame saatele joone alla. Te võite rääkida Avatarist, rääkida kodused asju ka, te võite rääkida, mis te kodus vaatasite. Nii et aga meil on enda kodused asjad ka veel. Aga mina hetkel astun eemale ja ma varsti tulen tagasi ja siis saate nii kaua rääkida. Aga see on selge pärast, davai. Olgu. Ciao, Reiko. Nii, kas räägime veel Avatarist, tõmbame Avatarile joone alla, et mul jääb praegu mulje, et ma kardan, et jääb mulje, et Raiko see negatiivne ränd jätab nagu vaata templi peale kogu selle meie ühisele arvamusele ja Raikol on see hästi voli hääl ja dominantne hääl ja ta räägib hästi palju ja kiiresti ja siis jääb mulje, et kinosaade täiega heidib Avatari. Ma arvan, et me võime rääkida küll plussidest nii-öelda. Ma täna eile ka siin filmi õhtul käisin, siis arutasime ka koju tulles nii-öelda Avatari teemadel. Plussidest ja miinustest ja nii edasi. Aga ega me saa spoilerdada selles mõttes, et ei arvagi, et keegi oleks juba jõudnud nii kiiresti ta ära vaadata. Kuigi võiks ju tahta. Aga ütleme niimoodi, et positiivse koha pealt mulle väga meeldis uue filmi story. Et päev enne ma vaatasin 2009. aasta Avatari uuesti läbi ja sain endale taaskord kinnituse, et selle esimese filmi story'l erinevalt ülejäänud maailmast, mul ei ole talle otseselt midagi ette heita. Ta on nagu basic ja classic as fuck story selles mõttes. See on nagu hämmastav, et sul on James Cameron, kes põhimõtteliselt juba ju tegelikult selle Titanicuga alustas sellega nii-öelda. Enne seda tal olid väga originaalsed filmid ju. The Abyssid, Terminator 2, True Lies. Mulle vahepeal meelest ära, et True Lies oli tegelikult ju James Cameroni film. Kui kihvti looga, kui naljaka looga, ägeda looga see film tegelikult oli. Ja sulle vahepeal meelest ära ka kindlasti, kui vähe filmi see mees tegelikult on teinud. No jah, täpselt. James Cameron ei ole mingi
tal ei ole mingi hunnik filme lihtsalt selja taga seismas. Ja sellepärast ongi imelik, et ta tegi ju Titanicu ära ja siis ta tegi Avatari ja nüüd ta tegi Avatar 2. Ja nagu, millal see Titanic välja tuli? 97 või? Midagi sellist. Ja aastani 2028 teeb ainult Avatar, et ei tee mitte midagi muud. Me ei saa mitte kunagi näha ilmselt õiget Terminaator 3, mis on tehtud tema poolt. Ei, suvalise Terminaator. Mina tahaks näha tema fantaasiast, mis tuleb järgmisena nii-öelda fantaasiast. Ma olen veidi pettunud, et ta nüüd ainult põhimõtteliselt järgmised aastad ainult Avatariga tegeleb, et midagi muud ei tule. Ühtegi seriaali ei tule. Vanasti tal oli ju Jessica Albaga see Dark Angeli nimeline seriaal. See, mis Albale selle Hollywoodi ukse avas nii-öelda. See oli ka kihvt seriaal, et nagu tal oli käpp sees igal pool ja ta tegutses nii-öelda. Et tal olid head ideed, aga nüüd ta tegeleb ainult Avatariga. Mis ei ole minu jaoks nagu eriline suur probleem tegelikult, sest mulle esimene Avatar tegelikult väga meeldib. Ma tõesti naudin seda filmi. Kuigi loomulikult ma olen nõus kriitikaga, mis puutub seda story't, sest tavaline klassikaline lugu sellest, kuidas kolonialistidega tuleb kaasa ka üks õnnetu valge mees, kes avastab, et elu pärismaalaste seas on palju, kuidas seda öelda, romantilisem kui karja huura sõdurite seas. Ja siis ta nii-öelda vahetab pooli ja püüab päästa, mis päästa annab. Ja siis lõpus juhib suurt lahingut kõikide teiste vastu. Ma räägin siis esimesest filmist, eks. Et loomulikult ma saan sellest kriitikast aru. See on nagu, ma olen ise ka siiamaani üllatunud, kui ma seda nüüd 14. vaatasin, detsembril vaatasin esimese uuesti. Kuidas on võimalik James Cameroni poolt kirjutada stsenaarium, mis põhimõtteliselt koosneb kõige üldisemast põhikooli tasemel loos, mida sa suudad välja mõelda. Aga õnneks filmil oli revolutsiooniline 3D ja revolutsiooniline CGI ja Cameron ei tee filme, ta teeb... Lugu võib olla ju... Cameron teeb, see on see, et Cameron ei tee filme, ta teeb järgmist tehnoloogilist sammu filminduses. No ja see ongi see, et me teame, et ta on võimeline kirjutama väga head stsenaariumit, väga keerulist stsenaariumit. Ta on teinud teadliku valiku jätta see lugu kõik nende filmide puhul võimalikult lihtsalt. Võimalikult mustvalgeks, võimalikult arusaadavaks, siin pole ühtegi varjatud külge, ühtegi halli varju. Näed, white people bad, on kõik. Ta kirjutas selle nagu paberile ja hakkas labastama. Hea inimene, hea naine, paha mees, paha naine, lähme edasi, kõik. Jah, täpselt. Ta polnud aega tegeleda stsenaariumiga, sest ta tegeles tehnikaga. Jah. Aga erinevalt siis, mina teist osa ootasin väga ja mul on imelik tõdeda, et 13 aastat on möödas ja lõpuks see film valmis sai. Ja mulle teise osa story väga meeldis, sest ta ei olnud enam esimese osa lugu. Ta ei olnud enam basic as fuck story, mida võiks paigutada, mille peale võid jälle küsida seda, et miks selle autor on Cameron. Teise filmi story kohta võib tegelikult sama küsida. Ja kuidas on võimalik, et Cameron kirjutas sellise... Eelkõige ta ei olnud enam muidugi ilmetu sõduri vaatevinklist. Nüüd on naavide vaatevinklist, nüüd on kohalike elanike vaatevinklist kogu lugu. Ma vaataks hea meelega aina filmi, kus pole ühtegi päris inimest, kõik on CG. Jaa, sellepärast teine osa särakki puhtalt selle poolest, et ta jätkab pensest sealt, kus... Kurat, kas on spoiler või? Ma ei teagi. Igatahes, ta jätkab esimese filmiga ja ta teeb seda nagu suurepärase flow'ga, väga hea tunnetus on põhimõtteliselt, et kus see esimene osa pooleli jäi, kuidas me nüüd jätkame sellega, mis meist saab, mis kõik need aastad, põhimõtteliselt 13 aastat, mis nende aastate jooksul toimunud on, mida üldse saavutati esimeses filmis ja kui suur oli see saavutatud ulatus tegelikult, et ja see teine film paneb selle kaalukausi paneb väga kiiresti paika. Et mida tegelikult tähendas see suur võit esimese osa lõpus. Ja samamoodi ka siis see, et nagu Raiko ütles ka, et see, et meil on kogu vaatevinkel on põhimõtteliselt nii naavide vaatevinklist. See on suurim pluss, sest see ongi ju see, mida me tahtsime näha tegelikult. Ja nüüd on see valge päästja, valge kolonist, valge sõdur, kes päästab pärismaalaste, see teema on nagu läinud nii-öelda, see rong on läinud, et nüüd me saame edasi minna nii-öelda.
ja nüüd me vaatame ainult naabisid. Ja siin on ka samas õnneks ka uued teemad sisse pandud, et kõik pole ilus ka naabide seas. No ka nende hulgas on selline, kuidas nüüd öelda, mitte võõra viha, aga võõra hirm näiteks või sallimatus. Või erinevus, et mida erinevam sa oled, seda rohkem sind ka kõõrdi vaadatakse selles mõttes. Et ka naavid on inimestele veidi sarnased nii-öelda. See pole isegi nagu inimestele... Rassismi ja kõhklust. Jah, et see pole isegi inimestele sarnasus. See on see, et Cameron näeb, et see küünilisus või selline mingi teatav element on elusolendite, intelligentsete elusolendite seas nagu universaalne. Kas või see, et kui sa oled terve elu olnud ookeani ääres ja sa näed ühtemoodi välja, sinna tulevad metsarahvad, siis sa lihtsalt noored eriti suhtuvad neisse natuke eelarvamustega, et ta ei oska ujuda, sest nad ei oska ujuda. Ta ei oska sukelduda. Sind kui alamana, jah, täpselt. Selline dünaamika on uues filmis olemas. Ja see on kõige põnevam osa sellest filmist. Ja kõige põnevam osa on kindlasti ka see story selles mõttes. Et ausalt öeldes, et inimene, kes teist osa ootab, ta on vaadanud ainult treilereid nagu mina. Ma arvan, et sa ei aimagi tegelikult, kui sa pole veel teist osa näinud, sa ei aimagi, mis story seal filmis tegelikult on. Jah, see on lugu perekonnast. Aga edasi, mis on selle story käima panev jõud? Et mina selle peale ei tulnud. Ja ma olen siiamaani hämmastunud, et erinevalt esimesest filmist võttis siis Cameron kätte ja lõi meile niimoodi palju intiimsema, spetsiifilisema ja põhimõtteliselt intiimse isikliku loo nii-öelda. Ja teine osa on tegelikult väga lihtne. Võib isegi mõningate mööndustega öelda, et ta on veel lihtsam kui esimene. Aga erinevalt esimesest see story ei ole nagu skaalalt nagu tohutult meeletult eepiline. Ehk siis see on 3 tunniks jaotatud, 2 tunniks 48 minutiks jaotatud meeletu eepika või 58, kui võtta esimese osa extended cut. Et esimese osa suurim miinus oligi see, et me teame seda story't ja siis see on tehtud 2.42 peale või 2.58 kinoversioon või extended. Ehk siis see oligi see põhikriitika tegelikult. Me teame seda story't, mida ma sellest nii kaua vaatama pean. Teise filmi puhul on see nagu, see tamm on nagu purustatud. Et nüüd on meil uued ootamatud story beat'id, uued ootamatud tegelased ja kõik, mis nende tegelastega toimub, nende sees ja nende teenib selle üldisema story eesmärke tegelikult ja see on väga üllatav taaskord, sest mina oleksin oodanud Avatari teisest osast pigem uut eepikat, nagu seda oli esimene, aga mitte story poolest, vaid sellist süvitsi Pandora ja Eva ja Neytiri ja Navide ja Jake'i maailmas minekut nii-öelda. Ma ootasin seda sukast rohkem sellist suuremat sci-fi fantasy't nii-öelda. Põhimõtteliselt fantasy't ootasin. Aga teine osa, ma arvan, et Cameron oma stsenaristidega koos vaatas, et kõige loogilisem on ikkagi, põhimõtteliselt seda küll, mis ma mõtlen, Ragnar, et kõige loogilisem oleks ühendada sild nii-öelda selle 2009. ja 2022. aasta lõpu vahele nii-öelda. Et 13 aastat on ikka liiga meeletult pikk aeg. Et sa ei saa hakata siin mingid hard sci-fi fantasy tegema. See oli nagu, kuidas öelda, kõige mõistlikum ja mugavam lahendus. Et kui sa oled esimest näinud, vaatad esimest uuesti ja lähed teist filmi vaatama, ta põhimõtteliselt jätkab sealt, kus pooleli jäi. Ta ei, nagu sa ütlesid ka, ta ei hakka sulle hard sci-fi mingeid uusi kontsepte peale viskama. Ta jätkab, põhimõtteliselt me näeme sama filmi, mis jätkub lihtsalt, muu midagi. Ja mõnes mõttes on, ühes mõttes on see väga halb, teises mõttes on see väga huvitav ja põnev, sest Cameron elab justkui mingisuguses paralleeluniversumis, kus aeg töötab teistmoodi. Ta tegi filmi, mis on järgi esimesele filmile ja mis on tehtud selles vaimus, et justkui pole 13 aastat möödas. Jah. Natuke siuke tunne. Nii, nagu sa aastares 2012 või 13 ja Avatar 2 on kinno jõudnud. Ja siis sulle kinos öeldakse, et kuule, 10 kuni 15 aastat on möödas vahepeal. Ja umbes selline tunne oli mul seda teist osa vaadates tunne. Väga veider tegelikult. Et jah. Aga jah. Aga kindlasti ma lähen seda uuesti vaatama. Ja sest siin on palju, mida nautida. Et ma ei oska nii kriitiline olla Avatari suhtes. Ja mis puudutab seda 3D 48. No mina olen pigem suur fänn.
eriti mis puudutab 3D 48, et ja kui veab, siis on ka hea film, mille abil, millega seda vaadata. Sest Kääbiku filmide 48 3D-s mulle väga meeldis. Ma olen üks vähestest, kellele meeldis. Miks ta mulle meeldis, oli ainuüksi sellepärast, et ma sain esimest korda elus, mul on ju prillid ka, ma vaatan ju 3D filme läbi prillide ka veel. Ja 3D suurim miinus oli omal ajal ju alati see, et noh, 3D, praeguseks on 3D ju välja surnud, ükski film pole enam 3D-s. Et omal ajal oli suurim miinus ju see, et ta oli tume. Ja ta ei muutnud, pilt oli küll jah, mingid gimmick 3D efektid olid võib-olla sees, veits nägid, et kolmemõõtmeline, kolmedimensiooniline, aga noh, see selleks, et midagi erilist seal ju ei olnud lõppkokkuvõttes. No see 3D sügavus on kuskile kadunud. See, mis oli nagu äge 2009. aastal, on äge siiamaani. Eriti, kui me jõudsime pärast 50 minutit sinna ookeanisse. See 3D 48 annab sellele väga palju juurde. Et kui teil on võimalus minna vaatama HFR. Seda ma mõtlengi, et omal ajal 2009 oli Avatari 3D nagu oli suurepärane, sest see oli esmakordselt, ta oli põhimõtteliselt loonud meile meeletut tohutu suure CGI maailma, mis on toodud meile üliteravas 3D-s kohale. Ja see toimis. Ei olnud mingit tumedust ja mingisugust halli ala nii-öelda. Ja 3D 48 kääbikutega ja nüüd siis Avatar 2-ga minu meelest on väga äge. Eriti just Avatar 2-s. Sest kääbikutes oli ju see seebikate efekt nii-öelda. Et kui sa oled harjunud oma kodus nutitelekatest vaatama või moodsatest telekatest vaatama seebikaid ja muid asju ja sa ei ole välja lülitanud seda kõrge kaadisageduse smoothing-ut, mis on vist automaatselt osad telekatel peale pandud. Siis hakatigi ju kääbikud süüdistama selles, et miks see nii halb välja näeb, oli peamine kriitika tegelikult. Sest noh, meil on ju näitlejad, kes jooksavad lingi kostüümides ja kui sul on 48 sekundis, siis pilt on üliterav, ülidetailne. Aga miks ta mulle meeldis, oli puhtalt sellepärast, et 3D on pime, aga 3D 48 oli erksaid värvitoone täis, kõik su silme ees oli sujuvat liikus. See on ju topelt informatsiooni ja kõike seda, mis annab väga palju sellele juurde. Tavapärases kaadisageduses, kui kaamera liigub liiga kiiresti või on liiga palju liikumist, siis asi muutub ju motion blur'i täis põhimõtteliselt. Või kõik on udune, sodine, sa ei saa midagi aru. 48 kaadissekundis seda probleemi ei ole. Ja Avatari põhjal on seda näha, et mida rohkem sa lähed sellisesse ülendatud reaalsusesse, ehk siis Avatar 2 puhul 99% filmist on täielikult CGI tegelastega, siis sa saad ju kohaldada, vormida seda maailma nii, kuidas sa ise tahad, et ta 48 kaadissekundis parem välja näeks. Selle koha pealt on Cameron ja kogu tema Veta-tiim suurepäraselt hakkama saanud. Et minu meelest on ainuõige viis seda Avatari vaadata ongi just nimelt 3D 48. Mis nüüd muidugi häiris, ma pean uuesti vaatama, et siis nagu aru saada, kui tihti seda ikkagi oli, et kogu film ei ole 48 sekundis. Kinodes on ta siis märgitud eraldi, 3D HFR. No see on nii minimaalne osa ikkagi filmist, mis ei ole 48, et see on nagu... No ma ei tea seda, ma pean uuesti vaatama, sest mulle tundus, et seda oli päris tihti. Ja ma mäletan, et kui mina seda seansil vaatasin, siis ma mäletan seda, et ma kogu aeg mu aju märkas seda, mu silmad märkasid seda ja see häiris mind. Sest mina olen totaalne 48 sekundi HFR-i pooldaja, sest mida avatarilikum film sul on, seda parem see HFR on ka. Et see, kes oskab HFR-i kasutada, see võtab kõik loorberid endale nii-öelda, puhkab loorberite põhimõtteliselt, puhkab troonil. Aga kui sa oled Ang Lee ja sa teed selle kuradi Will Smithiga Gemini Mani ja ütled, et vaata seda 3D-s ja 48 sekundis, mida mina ka tegin omal ajal, siis võib tekkida jah tunne, et miks ma peaksin sellist sitta vaatama. Esiteks alustame kõige tähtsamast. Ang Lee ja Will Smithi Gemini Man oli arusaamatult mõttetu film. Ehk siis miks sa oled Ang Lee ja Will Smith ja te teete üheskoos sellise filmi? Täiesti mõttetu. Oli näha, et see tehtud selle pärast, et näidata, et näed 128 sekundis 3D-s. No jah, aga miks sa teed sellise filmi, mida võiks teha
John Travolta, Bruce Willis või Dolph Lundgren aastal 2022 ainult selleks, et sellele IMDB-s saaks laduda hindeks 1,5. Miks see story peab nii mõttetu pahna olema? Selles mõttes, hämmastav lihtsalt. Aga Avatar 3D oli 48, mina oleksin tahtnud, et ta oleks kõik 48. Et mind isiklikult häiris, et ta tervikuna ei olnud seda. Aga jah, mina jäin Avatariga väga rahule, andsin talle 80-st. Esimesele andsin isegi 90-st. Sest esimene on mul alati niisugune eluaegne suur armastus olnud, võib vist nii öelda. Aga jah, nii. Kuule, aga lähme edasi. Ja me oleme Avataris selles mõttes kokkuvõtte ära teinud, et Raiko ütles oma arvamused ära, mina sinuga olen palju nagu positiivsem, kogu tehnoloogiline aspekt oli väga võimas, väga ilus, nauditav, kordagi vetsus ei käinud, James Cameron hoiatas, kui vetsus lähetes minge uuesti vaatama, muidu jääte ilma teatud kohtadest. Ainult kinokogemuse koha pealt ainuke asi, mida lisaks, et chill saalis, kui sa nagu püsti tõused, kui sa oled tõesti istunud 3 tundi ja natuke peale, siis oi kurat, jalad olid kanged. No täitsa metsas. Tõesti oli tunne, selg läks mul väga kangeks. Ehk siis endiselt ma olen suht pist selle peale, et ma kurat maksan mingi 10 eurot Dolby Atmos saalis 4K 3D 48, et vaadata mingit sitastel chill mingitel kotttoolidel. 10 eurot on päris kõrge hind. Ja ükski kino ei suuda mind veenata, et mingil kotttoolil istumine on minu enda heaks. Ei ole. Mugavatel lukssalitoolidel või vanadel nendel väga suurtel mõnustel laiadel selle Escape-saalitoolidel on mugav istuda, mitte kotttoolil. Nii et istuge sisse endale kotttoolid, tehke see saal nüüd korda ja et ma maksaks ka 10 eurot, et vaadata filme seal. Et see veits ajas mind närvi natukene, aga eks see on kogu see turundus ka, mida nad siin inimestele peale suruvad. Aga Avataris ei seganud. Endiselt Plaza on minu silmis, Plaza Chill saali, siis suur saal on endiselt parim koht, kus seda filmi vaadata. No muidugi IMAX-is ilmselt on ka, aga just saali ekraani suuruse pärast on nagu parim koht ilmselt, kus vaadata. Heli mõttes, pildi mõttes võib teda vaadata, ma ei tea, Mustamäel ja siis Solarise suures saalis ja Cinemanis ka, kui me räägime siis 3D48. 24 võib iga pool vaadata, see pole mingit vahet. Jah, no Vabariigi varim kinosaal on jätkuvalt ju Chill saalis, ehk siis endises iSense'is, ehk siis endises Escape saalis selles mõttes. Nii et need on lihtsalt faktid nii-öelda. Aga räägime natuke